USA kehtestab Iraani suhtes blokaadi. Kuidas see töötab ja kas see on tõhus? Ja mida see tähendab relvarahu ja rahuläbirääkimiste jaoks? Selgitamiseks on siin Fox Newsi analüütik kindral Jack Keane. Kindral, tere tulemast. Iraanlased on Hormuzi väina miinistanud. Me teame, et meil on seal miinitraalerid. Me teame, et presidendil on üks peamine eesmärk – takistada iraanlastel igasuguse nafta müümist. Põhimõtteliselt, et viia nad pankrotti. Minu küsimus strateegilisest vaatenurgast on, kuidas me seda jõustame ja samal ajal hoiame oma mereväe turvalisena? Jah, sellel operatsioonil on 2 faasi ja sa näed praegu esimest faasi, mis ongi blokaad ise. Ja see, kuidas see töötab, on see, et Centicom on loonud raadiooside võrgu kõigi laevade jaoks, mis üritavad lahkuda või saabuda. Lahe piirkonnas suhtleme nendega ja nagu sa mainisid, kui nende kavatsus on võtta Iraani naftat ja seda välja vedada, siis neil ei ole selleks luba. Ja me ütleme neile, kus nad peavad peatuma. Kui nad proovivad, see tähendab, tulevad põhjast, tõenäoliselt Kargi saarelt ja tahavad läbi väina sõita ning ei järgi Centicomi juhiseid, siis me läheme selle laeva pardale. Ja tõenäoliselt teeme seda merejalaväelastega helikopteritelt või võime seda teha ka laevalt. Fakt on see, et kindral, inimesed ei saa sealt seda naftat kätte. Nii see blokaad töötabki. Aga siin on selle küsimuse teine osa ja sellepärast on vaja teist etappi. Pidage meeles, et kaubalaevad ei tule, sest mitte Iraani laevadel on nüüd lubatud sisse tulla. Ja eks me näe. Pärast 24 või 48 tundi, kui nad pole tulnud, siis tõenäoliselt nad ei tulegi. Ja miks see nii on? Iraani varasema hirmutamise ja sunni tõttu, mis neid ähvardas, ei pruugi nad siiani soovida liikuda. Selle operatsiooni teises etapis andis president korralduse admiral Cooperile puhastada Hormuzi väin. Nagu sissejuhatuses mainitud, on laevad juba nädalavahetusel piirkonnast miine eemaldanud. Lisaks sellele püüavad allveedroonid tuvastada miine, mille iraanlased on paigaldanud. Need on lahti pääsenud ja nad on kaotanud nende üle täieliku kontrolli. Kui see on tehtud, peame tagama turvalisuse. Samuti tuleb saata saatjad Hormuzi väina läbipääsu turvamiseks. See võtab aega, kuid takistab igasugust hirmutamist või sundi, mida Iraan võib veel kaubalaevade omanike suhtes rakendada. Nad ei taha oma laevu sinna saata. Nad ei taha kaotada oma meeskondi ja kindlasti ei taha nad kaotada laeva. Selles operatsioonis on 2 faasi. Ja kui eskorti alustame, siis mingil hetkel anname selle üle liitlastele ja partneritele ning piisavalt liitlasi koguneb, et osaleda. Vaatamata nende esialgsele vastumeelsusele on nad lõpuks sellega kaasa tulemas ja see juhtub aja jooksul. Nüüd, kui läbirääkimised õnnestuvad ja Iraan on valmis kõigega nõustuma ning pea meeles president Trump ütles kõik. Ja vaata, mul on siin täielik usaldus selle suhtes, mida ma nimetan lõplikuks otsustajaks ja see viimane instants on president Trump. Tema on siin lõplik otsustaja. Keegi meie poolelt ei sõlmi ühtegi kokkulepet detailide osas ilma temaga konsulteerimata ja tema tagab, et saab siin kõik, mida tahab. Ja ta on seda juba mitu korda väga selgelt öelnud, veel kord. Seega, ma olen selles kindel. Ja osa sellest, kui kokkulepe saavutatakse, oleks see, et Iraan avaks läbipääsu, et transiit saaks toimuda. Ja pea siin meeles 2 asja. Iraan võib lubada laevadel läbi sõita, kuid nad ei saa seda kontrollida. Nad ei määra, kes seal liigub või millal keegi läbi läheb, ega võta selle eest mingit tasu. Nad peavad täielikult taanduma. Ameerika Ühendriigid taanduvad samuti mingil hetkel ja Hormuzi väin jääb avatuks rahvusvahelise õiguse alusel vaba läbipääsuga ja ilma kontrollita. See on lõppeesmärk. Aitäh! Mulle tundub, kindral, et see oleks saavutatav USA mereväe jaoks. Eriti kuna me ei kavatse luua blokaadi kohas, kus Hormuzi väin on kõige kitsamas kohas, 24 miili lai.
see jätaks meie laevad suhteliselt lihtsaks sihtmärgiks. Me ei annaks neile seda niinimetatud moraalset võitu. Hetkel, kui me otsustame, läheme iga Iraani naftat vedava laeva pardale tõenäoliselt Kargili oma. Ja ma usun, et sul on selles osas õigus. Blokaad ei sea USA mereväge ohtu. Mis puudutab peamist vaidluspunkti, siis meil on 460 kilo rikastatud uraani. Ma olen saanud segaseid sõnumeid väga tarkadelt inimestelt. Mõned ütlevad, et meil on sellel kogu aeg silm peal. Pole vaja sinna sisse minna ja seda välja tuua, kui nad seda ei anna. Me võime selle veel sügavamale matta, et neil oleks veelgi raskem sellele ligi pääseda. Mis sa arvad? Ma tean, et presidendi sõnul kulub selle konflikti lõpuni jõudmiseks nädalaid, mitte kuid. Kas sa näed seda ikka veel võimalusena, isegi kui blokaad jätkub? See on täiesti saavutatav ja see on midagi, mis peabki saavutatud saama. Seda ei saavutatud läbi läbirääkimiste. Vaata, ma ei usu hetkekski, et president Trump lahkuks ametist ja jätaks selle niimoodi. 1000 naela kõrgelt rikastatud tuumaraani, mis on võimeline rikastuma kuni 60%, oleks täna kasutamisel räpane pomm. See on tavaline pomm raadiumiga. Sellega seotud kiirgus ja potentsiaal kiiresti relvaks muuta. Ma ei usu, et president Trump isegi kaaluks pärast seda ametist lahkumist. Ta viib selle sealt ära ühel või teisel viisil. Ta saab selle kas läbirääkimiste teel või muul viisil, nimelt Kargalloni kaudu. 90% kogu nende nafta jaotamisest käib läbi Kargalloni. Praegu ei tööta sellest midagi. Mingil hetkel võime iraanlastele öelda, kuulake, laske meil sisse tulla ja eemaldada sealt kõrgelt rikastatud uraani. Meie ise teeme selle ära ja tagame, et see eemaldatakse või siis kaotate Kargalloni. Kas me võtame selle täielikult enda kontrolli alla või laseme kõik õhku? Ja see on kahtlemata sundimine ja hirmutamine. Olen täiesti veendunud, et president Trump ei jäta sinna tuumatolmu, kus me valvame. Ja kui nad liiguvad, peame sekkuma ja korraldama õhurünnakuid, mida võiks perioodiliselt korrata. Ma ei näe seda võimalusena, ega ka seda, et kokkuleppes lubataks mingitki rikastatud uraani, isegi mitte madala tasemega. Miks? Sest nad valetavad ja petavad ning see kuhjub. Oleme seda nende tüüpidega juba varem näinud. Kui president ja tema meeskond tegelevad iraanlastega, teavad nad, need tüübid on valetajad ja petised. Ja see on olnud nende tavapärane tegutsemisviis juba peaaegu 50 aastat ning nad on selles meistrid. Aga nüüd on nad kaitsepositsioonil. Seda on näha läbirääkimistel. Sean, ma arvan, et nad alahindasid, kus president Trump tegelikult seisab. Relvarahu ja sõja lõppemisega Hormuzi väina pärast. Ma arvasin, et nad arvasid, et Ameerika Ühendriigid on nõrgenenud positsioonis ja et läbirääkimistel nad alluvad meie tahtele ning lasevad meil teha, mida tahame. Aga president Trump ütles, mitte mingil juhul me ei tee midagi sellist, mitte mingil juhul. Läbirääkimiste ajal sõidab ta 2 laevaga läbi Hormuzi väina oma esimesel ületusel, et lõpuks kogu piirkond vabastada. Ja siis nägime, mis kohe pärast seda juhtus. See tähendab, et nad kehtestavad ise blokaadi. Nüüd teavad nad, kellega neil tegemist on. Kui neil oleks olnud kas või ükski kahtlus, siis nüüd nad teavad täpselt, kellega neil tegemist on. Tema ei lase end heidutada. Ta ütles, et nad peavad teadma, et on järgmised sihtmärgid, isegi kui nad on 4. või 5. ešelonist. Kindral Keen, alati on rõõm teid siin näha. Täname teie analüüsi eest. Aitäh!